siin. Ma täna mõtlesin, et võiks sinuga koos midagi meisterdada. Kas sa tahaksid minuga midagi meisterdada? Noh, väga hea. Tead, täna me hakkame meisterdama kallistusi. Jaa, selliseid kallistusi. Kas sa ei ole ammu ühtegi kallistust meisterdanud? Siis on viimane aeg meisterdama hakata ja tead mis? Selle kallistuse sa saad saata mõnele sõbrale, pakid selle kallistuse pärast kokku, paned ümbriku sisse ja saadadki teele. Sõber on kindlasti väga hea meel selle sinu kallistuse üle. Selleks kallistuse meisterdamiseks on kõigepealt sul vaja ühte pikka paberit või siis näiteks tapeedirulli. Kindlasti sul emal-isal kodus on mõni jupp tapeedirulli. See tapeedirull või paber peab olema täpselt nii pikk, kui on sinu kallistus. Pane paber põrandale maha. Heida ise sinna peale kõhuli nii, et su nina ots on ka vastu paberit. Kui sa oled sinna peale kõhuli heitnud, pane käed laiali. Üks käsi peab ühe paberi otsas olema ja teine teise otsa. Vaata, et siis puudu ei jää, muidu tuleb sul selline pilt, kus sõrmi pole küljes. Ja palu keegi appi, kes võtaks pliiatsi ja joonistaks paberi peale sinu kujutise. Minul tuli selline välja, ma palusin sõbra appi. Noh, kas on minu kallistuse moodi või? Täitsa minu juuksed ka, eks? Kui sa oled endast selliste piirjoontega kuju joonistanud paberi peale, siis on sul vaja guašvärve, mõned pintslid, natuke paksemaid, võib-olla üks peenem, aga pole midagi, kui sul ainult üks pintsel on. Natukene vett pintslite loputamiseks ja salvrätikut, et sa saaksid vahepeal pintslit kuivatada ja siis hakkame maalima. Mina võtan siit, ma arvan, ühe ägeda roosa värvi, sest mis värvi on mu juuksed? Ei ole oranžid, roosad on. Nii, see värv mulle väga meeldib. Ma arvan, et... ma leidsin veel parema. Kas pole mitte minu juuste värvi? Muidugi on. Nii, kõigepealt ma võtan natukene vett, et teha pintsel märjaks. Panen värvi sisse. Ja hakkan värvima. Mul tuleb juba väga hästi. Kas sa ka värvid? Värvi. Nii. Väga tore. Ma arvan, et mul hakkab varsti valmis saama. Ma mõtlen juuksed. Muidu mul läheb veel natukene aega. Aga juuksed on kohe varsti valmis. Nii. Kuidas sul seal läheb? Läheb hästi, jah? Väga hea. Nii, mul on väga palju juukseid, sellepärast mul läheb juuste värvimiseks nii kaua aega. Kui sul ei ole nii palju, võib-olla sul üldse juukseid, siis sul läheb palju kiiremini, eks? Nii, nüüd ma võtan natukene teistsuguse värvi. Ja teen omale näo ka. Nii. Tead, ma peaks tegema omale täppid ka. Nii nagu mul päriselt on, eks? Ma arvan ka, et sellega tuleb väga hästi. Nii, mõned täpid veel. Siia natukene veel. Nii. Kuule, aga mis värvi silmad mul on? Selge. Nii. Siis tuleb teha sinised silmad. Ja siis on vaja ripsmeid ka, eks? Mul on väga ilusad pikad ripsmed. Sina võid peeglis vaadata, mis värvi sinu silmad on, eks? Ja siis joonista ikka endale seda värvi silmad, mis sul on, eks? Nii. Aga tead, mis lugu on või? Mul ei olegi musta värvi siin. Ma teen endale mürkrohelised ripsmed. Aga miks ei võiks olla mürkrohelisi ripsmeid?
nii. Ja siis tuleb ilus roosa suu. Nii. Kuidas sul seal läheb? Hakkab sul nägu valmis saama juba? Ei hakka veel. No siis pead natukene veel joonistama. Ahah. Nii. Mul hakkab kohe varsti nägu valmis saama. Nii. Hakkab valmis saama. Ma arvan, et ma teen endale näiteks lillat värvi pluuse. Ja ma võtan selleks paksu pintsli, siis ei pea kaua aega värvima. Siis saab ka ruttu valmis, kui on paks pintsel. Oh, ma teen triibulise pluuse. Mulle väga meeldib triibuline. Nii. Ja siin on niipidi triibud. Nii. Ohoh, mulle tundub, et minu pilt on täitsa valmis juba ja kui ma nüüd selle ära kuivatan, siis ma saan lõigata selle paberi pealt lahti. Kohe näitan sulle, milline mul tuli. Eks? Minu arust tuli väga hästi välja. Nüüd jääb üle ainult see veel välja lõigata paberist. Nii. Kohe lõikame ta välja. Kas sa ka juba lõikad välja? Ei lõika veel, jah? Ja sul läheb siis natukene aega, aga sest pole mitte midagi. Sõrmed peab ka kõik eraldi välja lõikama ilusasti, siis tuleb väga ilus. Nii, kohe mul hakkab varsti juba valmis saama. Nii, siit natukene veel. Ma väga hästi veel ei oska lõigata. Aga kui sa oskad paremini lõigata, siis on muidugi tore. Siis tuleb kindlasti väga ilus sul, eks ju. Ahah. Nii. Noh, nägid sa? Tada! Mul on valmis. Tšau! Selle kallistuse saab nüüd pakkida kokku ja panna ümbriku sisse. Ja siis saada sõpradele, eks? Vaata, kui üllatunud nad võivad olla, kui nad ei saa üldsegi ainult kirja sinult, vaid saavad sinu kallistuse. Või sa võid saata vanemale vanaisale või on sul mõni onu või tädi hoopis teisel maal või teises linnas. Aga tee siis enda kallistus valmis. Mina juba tahaks väga näha, missugused sinu kallistused tulid. Sa võiksid mulle saada pildi ka enda kallistusest, eks? Kas mul tuli minu moodi või? Minu arust küll, oota, ma tean, mis on puudu. Täpid, pluuse peal ka täpid on puudu. Kuidas ma need ära unustasin? Nii, ja mõned täpid veel. Ja siis ongi valmis. Ühed veel. Nii. Ma armastan väga täppe ja triipe. Ja nüüd ma tegin endale pluuse peale ka täpid. Kas tuli ilus? Minu arust tuli väga ilus. Äge ka, eks ju? Tehke siis ka kõik kallistused ja saatke sõpradele. Aga mulle saatke kindlasti pilte, eks ju? Missugused need teie kallistused tulid? Ma juba väga ootan. Nii kauaks siis. Tšau! Tšau!